Kõige odavamate kinnisvarahindadega Lõuna-Eestis paistab silma Valga, kus keskmine ruutmeetri hind on 350 eurot. 350 eurot ruutmeetri eest on Eesti mõistes tõesti soodne. Näiteks Tartus on kinnisvara ruutmeetri hind pea 8 korda kõrgem. Ja kuigi Valga inimesed ise sooviksid siia kinnisvara soetada, siis sageli on põhjuseks see, et nad ei saa pangast lihtsalt laenu. Viimase 4 aasta jooksul minu klientidest on 3 inimest saanud pangast laenu. Swedbank, kes eelmise aasta märtsis siit minema läks, nemad ütlesid mulle, et Valga kinnisvara ei sobi tagatiseks. Korralikult renoveeritud korter maksab 16-18 000. Kohalik kinnisvaraekspert Hans Heinjärv on valdkonnas tegutsenud 17 aastat ja nii vähe tehinguid kui mullu tema ei mäleta. Mehe sõnul on olukord väga nutune. Noored lähevad ära, tööd ei ole ja suurema osa tema klientidest moodustavad pensionärid, kes soovivad vanemas eas kolida väiksemale elamispinnale. Ütleme ausalt, nutune. Eelmine aasta sai müüa mingi, Pindi on monopol Valga. Teisi kinnisvarafirmasid siin ei ole. Mina müüsin mingi 5-6 korterit, 2 suvilat, 1 maja. Kõik. Miks te siis üldse Valka kolisite? Sellepärast, et ma sain Tartumaal selle kinnisvara müüdud ja siin Valgas oli hästi odav hinnaga. Ma siin Valga kesklinna 400 ruutmeetrit ja 52 000 eurot. See oli see suure uhke maja? Jah. Ja pangalainu põhimõtteliselt pidanud võtmagi, jah? Ei, sellepärast ma müüsingi eelmises kohas ära, et pangalainudest lahti saada. Valgamaa kõrval Võrumaal on aga olukord märgatavalt parem. Näiteks Võru linnas on kinnisvara keskmine ruutmeetri hind 2,5 korda kõrgem kui Valgas, ulatudes 900 euroni. Maakleri sõnul turgu on ja keskmine korteri müügiperiood on pool aastat. Ostjaid on, laenu tegelikult saadakse, et ei ole kuulnud, et nüüd öeldakse, et Võrus see inimene ei saa laenu. Võru on kindlasti atraktiivsem linn nii pankade jaoks samamoodi kui ka inimeste enda jaoks. Näiteks selle Tamula järve ääres asuva 3-toalise korteri hind on 71 000 eurot. Kuna ta renoveeritud, korras korter, 2. korruse korter, et siis pigem võiks sellise hinnaga minna. Omaette fenomeniks siin Lõuna-Eestis on kujunemas Tõrva, kuhu inimesed tahavad tulla elama, et nautida selle armsa väikelinna võlusid. Paljud noored pered ehitavad sinna oma kodusid, vald teeb vaeva selle nimel, et oleks kuhu ehitada, et on ise teinud elamuarenduse, et hea näide on see Vanamõisa elamurajoonis, kus siis 2022 aasta lõpus müüdi 10 minutiga praktiliselt kõik kinnistud välja ja täna neid sinna siis püstitatakse. Ka korterite turul on näha kasvu, et kui ülejäänud kinnisvaraturg kiratses, siis möödunud aastal kasvas Tõrva korterite hind 13%.